Alusta oma moepoodi dropshippinguga. Täiesti tasuta, samsammuline ja lihtne juhend. Kõigepealt kerige alla ja klõpsake nupul ava tasuta Shopify konto. Sisestage oma e-posti aadress ja valige alusta tasuta. Järgmisena sisestage parool ja klõpsake loo Shopify konto. Selles etapis küsib Shopify teie krediitkaarti. Võite selle lisada, et jätkata pärast prooviperioodi $1 kuutasuga või lihtsalt vajutage jätta vahele, et edasi liikuda. Seejärel valige jätta kohandatud seadistus vahele. Ongi kõik. Kõik on valmis. Lihtsalt minge oma postkasti ja kinnitage oma Shopify konto, et alustada. Kõigepealt kerige alla ja klõpsake paigalda Trendsi Fashion Dropshipping. Sisestage oma e-posti aadress ja klõpsake registreeru tasuta. Kopeerige oma e-postile saadetud kinnituskood ja kleepige see Trendsisse. Seejärel sisestage oma nimi, looge parool, sisestage oma telefoninumber ja vajutage jätka. Seejärel vastake mõnele kiirele küsimusele, et protsess lõpule viia. Kui olete oma kontole sisse loginud, klõpsake tellijaplaan. Tasuta kontoga saate üles laadida kuni 500 toodet. Samuti on teil juurdepääs enam kui 40 000 enimüüdud tootele, võimalus tellida tootenäidiseid, kasutada kohandatud brändingu valikuid, piiramatu tellimuste töötlemine ja ööpäevaringne klienditugi. Et olla kindel, et saate dropshipida üle maailma, seadke tüübiks dropshipsi ja saatjaks üle meremaadest. Praegu on teil valida rohkem kui 44 000 toote vahel. Järgmisena seadistame teie jäähinna. Minge oma kontole ja klõpsake hinnareeglid. Kohandage müügihind 4-kordseks kordajaks. See annab teile piisavalt kasumit, et katta lisanduvad saatmiskulud ja igakuine reklaamikulu. Seadke võrdlushind 8-kordseks kordajaks. Kui see on tehtud, klõpsake salvesta. Nüüd vaatame, millistesse riikidesse saate kaupa saata. Toetatud sihtkohti on üle 40, sealhulgas Austraalia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan, Luksemburg, Holland, Uus-Meremaa, Portugal, Saudi Araabia, Singapur, Hispaania, Rootsi, Araabia Ühendemiraadid, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid. Kindlasti vaadake üle leht, kus on kirjas kõik saatmiskohad koos hindade ja tarneajaga. Järgmisena sirvige tootekategooriaid. Mõned kõige populaarsemad on naised, mehed, allahindlus. Kingad, mütsid ning ka vööd. Lastele ja kotid. Enne toodete lisamist loo kollektsioonid, et sinu pood oleks korrastatud. Mine toodete kollektsioonide juurde ja lisa uued kollektsioonid vastavalt vajadusele. Allahindlus. Naised, mehed, lapsed, mütsid, vööd, ujumisriided, kingad ja kotid. Nüüd lisame mõned tooted. Alusta allahindluse kategooriast, järjestades tooted hinna järgi odavamast kallimani. Vali toode, mille hind on hea. Näiteks selle toote dropshippingu hind on vaid $5, samas kui soovituslik jäähind on $18. Lisa see oma poodi. Et ühendada Trendsi oma Shopify poega, vali Shopify ja klõpsa siis Connect to Shopify Store. Ava rakenduse leht ja klõpsa install. Sinu Shopify pood on nüüd edukalt Trendsiga ühendatud. Mine tagasi oma toodete nimekirja ja lisa esimene toode klõpsates Add to Store. Jätka toodete lisamist, alustades taas sooduskategooriast ja sorteerides hinnad madalast kõrgeni. Kontrolli alati hoolikalt nii dropship hinda kui ka müügihinda, et veenduda piisava kasumimarginaali olemasolus. Ära unusta igale imporditud tootele määrata sobiv kollektsioon oma Shopify poes. Kui oled toodete lisamise lõpetanud, ilmuvad need Shopify'sse toodete alla. Siin ei ole vaja midagi lisaks teha, sest kõik fotod, kirjeldused, hinnad ja lauseis on juba imporditud.
Tänu Trendsi Shopify integratsioonile püsib sinu pood automaatselt sünkroonis. See tähendab, et sa ei pea käsitsi uuendama laoseisu, hindu, kirjeldusi, variante ega tellimusi. Nüüd seadistame sinu poemenüüd vastavalt varem loodud kollektsioonidele. Loo uus menüü, anna sellele nimi ja lisa kõik kollektsioonid, mida soovid külastajatele näidata, kas eraldi kategooriatena või rittmenüüdena. Järgmisena ava turgude seadistused ja loo uus turg, mis hõlmab kõiki riike, kuhu plaanid kaupa saata. Pane turule nimi ja lisariigid, mida Trendsi toetab rahvusvahelise dropshippingu jaoks. Nende hulka kuuluvad Austraalia, Austria, Belgia, Brasiilia, Bulgaaria, Kanada, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Mehhiko, Maroko, Holland, Uus-Meremaa, Nigeeria, Pakistan, Poola, Portugal, Rumeenia, Saudi Araabia, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Araabia Ühendemiraadid, Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriigid. Pärast salvestamist mine üldiste saatmishindade juurde. Klõpsa Trendsi rakenduse kõrval nupule lisahinnad. Anna oma saatmistsoonile nimi, lisa kõik riigid, mille tulud sa varem lisasid ja määra ühtne kohandatud hind $5.99. See peaks katma enamiku tellimustest. Nende üksikute tellimuste puhul, mille saatmine maksab rohkem, jääb sul siiski piisavalt kasumimarginaali, kuna me seadsime üles Forex hinnakordisti. Kui soovid pakkuda tasuta saatmist teatud ostusumma ületamisel, klõpsa uuesti nupule, lisahind, vali tingimuslik hinnastamine ja sea oma reeglid. Tasuta saatmine on üldiselt suurepärane viis uute klientide meelitamiseks. Nüüd aktiveerime maksed. Mine seadete alla, vali makseviisid ja lülita sisse Shopify Payments. Järgi juhiseid, et veenduda, et saab klientidelt makseid vastu võtta. Makseprotsessi seadetes tee nii kliendi täisnimi, ees- ja perekonnanimi kui ka telefoninumber kohustuslikeks väljadeks. Telefoninumber on eriti oluline kohale toimetamise eesmärgil. Lõpuks veendu, et sinu pood oleks kättesaadav erinevates keeltes. Mine rakenduste alla ja otsi G-Translati. Paigalda rakendus ja märgi ära keeled, mida soovid toetada. Levinumad keeled on Araabia, Bulgaaria, Hiina, Tšehhi, Taani, Hollandi, Inglise, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Jaapani, Läti, Leedu, Malta, Poola, Portugali, Rumeenia, Slovaki, Sloveeni, Hispaania, Rootsi, urdu, malai ja tamili keel. Lülita sisse automaatne vahetus brauseri keelele, et külastajad näeksid poodi automaatselt oma emakeeles. Määra tõlke algkeeleks inglise keel, kuna kõik Trendsi tootekirjeldused on inglise keeles. Klõpsa salvesta muudatused ja sinu pood on valmis edasi liikuma. Keri alla 3. sammuni ja klõpsa loo tasuta isikupärastatud teema. Seejärel kasuta Shopify iBlocki, et luua oma moeteema hetkega. Lihtsalt kirjuta sisestusväljale lühike kirjeldus. Seejärel klõpsa loo teemad. Kui teemad on nähtaval, eelvaata oma valikuid ja avalda see, mis sinu stiiliga kõige paremini sobib. Nüüd kohandame seda. Klõpsa ülemisel bänneril ja uuenda teksti, näiteks tasuta tarne tellimustele üle $100. Seejärel ava menüü ja asenda see menüüga, mille lõime eelmises etapis. Lõpuks brändime sinu poe. Mine seaded, poe andmed, lae üles oma logo või asenda poe nimi oma brändiga ning klõpsa salvesta. On tehtud. Oled valmis müüki alustama.